no eks seda oleks kõige kohasem küsida nende inimeste endi käest, et võib-olla ei ole mõtet spekuleerida, aga et kui mitte konkreetsest juhtumist rääkida, siis noh, teoreetiliselt võib Ülle Madisel õigus olla, jah, aga siinjuures ma nüüd julgeks küll öelda, et selles osas Eesti inimesed on ikkagi põhjamaised, et noh, me ei ole üleliia emotsionaalsed, et ma päris selliseid igavusest tekkivaid Prantsusmaa sarnaseid 68. aasta rahutusi küll ei suuda uskuda, mitte et üldse rahutusi võiks olla, et neid on ka olnud ükskord, eks on ju, ja noh, paar korda veel niisugused väiksemad on ju, üleriiklise mastaabiga oli kindlasti pronksiöö sündmused, aga ma arvan, et igavusest keegi ikkagi raha varastama ei hakka, et pigem ikkagi see on mingisugune oma kasu üle oma võimete elamine või see on ikkagi natukene midagi muud. Aga ja ka Prantsuse rahutuste puhul seal oli ju tolleaegne ühiskond ja noh, õppejõudude roll, kes seal mõneti neid üliõpilasi üles kihutasid. Et see on natuke erinev olukord, et sõjajärgsete põlvkondade vabadus ja kõik, mis seal kokku sai, et ma nagu Eestile siit neid paralleele ei tooks ja need üksikud näited, mille te siin ka vihjasite, et eks sellist hälbelist käitumist ikka esineb, aga ma ei suuda uskuda, et seda oleks nüüd Eestis keskmisest rohkem. Ja kui vaadata ka siin neid meeleavaldusi, mis on viimastel aastatel olnud, need on ikkagi ju suhteliselt vaos hoitud, et jah, mõni võib seal häält tõsta ja nii edasi ja mis küll natukene minu jutule vastu räägib, oleks siis see, mis jällegi asjaolude kokkusattumisel, kui me mõtleme tagasi siin 2020 lõpule, 2021 ja 2022 algusele selle Covidi kriisi ajal. Et siis küll jah, see frustratsioon läks juba sinna maale, kus politseinikke loobiti lumepallidega Toompeal. Ja sealt, ütleme, ei ole väga kauge selliste tänavarahutuste teema, et kui sellised radikaalselt meelestatud inimesed juba ei, noh, ütleme, on sellest piirist nagu üle läinud, et nad tunnetavad, et politsei loopimine on nagu lubatav, et seal nii-öelda politseiniku ründamine iseenesest võib olla ka kuritegu, eks on ju, noh, lumepall ilmselt nüüd ei põhjusta mingit suurt kannatust ja valu on ju, aga see selleks, aga et see nagu vägivalla kasutamise barjäär nagu alanes, et see lävend nagu läks alla. Et jah, et kui seda kahetsusväärset Venemaa sõda Ukraina vastu poleks tulnud, et ma arvan, me oleks võinud tänavatel väiksemat sorti vägivalda politseinike vastu näha nende Covidi eitajate või ma ei teagi, kuidas neid inimesi nimetada nende poolt, et aga see vist ei ole igavus, et see on natuke muu asi, eks on ju. Nii et pika jutu kokkuvõtteks ütleks nii, et ta võib mingite asjaolude kokkusattumusel muutuda ohuks, kas nüüd ohuks põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule, noh, sinna on ikka nagu pikk tee, eks on ju, eks ta esmalt oleks ikkagi oht pigem avalikule korrale ja võib-olla üldisemalt turvalisusele, et riigi julgeolekut noh, nüüd nii lihtsasti ka ei ohusta.